Tere minu poolt, Aleksei Saks, olen mina, loovagentuur Pult. Oleme ehitanud nii mõndagi näitust, Me oleme ehitanud ka selle toreda näituse siin Põltsamaa lossis ja kõik see elektroonika on ka meie poolt paigaldatud. Ka see juhe ja kõik projektor. Siin saab ka niimoodi teha, kui on pilt jääb väikseks, siis me laseme natuke alla. Vaatasin, ennem oli natuke nii, no kas nüüd on parem, oletame. Ehk siis räägin siis näitustest, et esemete näitused on Eestis tegelikult vähe levinud. No ma võin eksida, aga ikkagi üldjoontes meil ju tegelikult asju ei ole, nagu see Narva kogemus näitab samamoodi, et sõjad ja muud asjad, geograafiline asukoht, teinud oma töö, aga oletame, et teil on kõik hästi läinud, konservaatorid on teinud oma töö ja te tahate nüüd näidata rahvale neid esemed, mis teil on valida. Ja meil on siis kahte tüüpi kliimavitriine, sest kliima on oluline, seesama niiskus, seesama temperatuur ja valgus, siis viimasel ajal on mindud seda teed, et kasutatakse prosorbekassette, mis reguleerivad niiskust vitriini seest, sest tegelikult elektrooniline nagu juhtimine on muidugi kallim, loomulikult. Pluss kogu ruumi niiskus, ma mäletan ka seda ruumi, kui seda 500 aastat palju seda oli siin ilma katuseta, me tõime siia mööbli sisse, siin oli 80% niiskus ja tegelikult ei pooleks tohtinud tuua loomulikult, aga läheb nii nagu tavaliselt. Et pärast lõikad lihtsalt selle plaadi lühemaks, et ta üldse ette mahuks. ja siis kasutad tooret juudu. Ja siis alati tasub mõelda selle peale, et vitriiniehitus, mis materjali me kasutame ja kuidas me sinna ligi saame. See ligi saamine, see on väga tõsine probleem ja see ei ole ainult klaas ja plastik või kuidas töötajad saavad nagu tõsta, aga üldse mingi lukustussüsteem, need samad kontrollmehhanismid või agregaadid, mis te tahate panna, kus nad asuvad, et see on tegelikult väga tõsine asi. Hoidikud on omaette terve religioon, kus te tahate ilusti eksponeerida ja siis siia tegelikult võiks kohe lisada ka see silt, mis sellest esemest räägib. Milline ta on, kui palju teksti ta tahate panna, sest mõned kuraatorid armastavad väga palju teksti kirjutada, seda ei tohi teha, tuleb panna lühidalt, panna tuleb suurelt ja siis veel, kas on üldse valgustus, kas sa üldse näed seda teksti. See selgub hiljem. Ja siis valgustus kas seest või väljast ja siis heidi on juba harjutanud seda, kuidas edastada infot, sest näiteks, kui me nüüd, ma just mõtlesin ennem, et kui me läheme nüüd korrus alla, seal on vitriin, on hästi turvaline, kõik on popp ja noortepärane, aga seal on hästi soe ja ma ei tea, mis seal vitriinis toimub austöödes. Seal on üks raamat, ta ei ole võib-olla nii väärtuslik, aga tegelikult seal on ikkagi väga soe. Ja keegi ei tea, mis seal toimub, sest keegi ei mõõda. Siis kindlasti teil igas asutus on olemas selline paber, kus on kõik kirjas, kuidas peab hoidma asju, kuidas neid peab ladustama ja mis tingimustest. Mina siiani olen näinud ühte sellist paberit ja see on tulnud Rahvusarhiivist. Et kui ma saan aru, et see on tähtis asutus, seal on päris väärikad dokumendid, põhiliselt paber ja tekstiil, millega tegelikult ongi kõige rohkem probleeme, siis soovitan pöörduda Rahvusarhiivi poole, kui teil seda paberit ei ole, ja nende käest küsida nõu. Sest nemad andsid meile kohe sisendiks, kui me projekteerisime ja ehitasime selle. Avati 2 kuud tagasi, soovitan Noora Maja Tartus, väga ilus, väga kaunis. Seal on huvitavaid asju, seal on lahendusi, mida võib julgelt pakkuda kohas, kus käib 5000 inimest aastas, mitte 50 000 nagu, või ütleme, mitte 5000 nädalas nagu siin Heitimajas. Et sinna nagu selliseid asju julgeks pakkuda. Ja nüüd ongi need esemed, põhiliselt on loomulikult paber ja hästi palju sahtleid, sest on horisontaalne pind, hästi palju esemeid, kõik tahavad asju välja panna ja siis projekteerisime juba vastavalt sellele, et meil on suurendusluubid valgusega, mida te saate kasutada. Ehk siis siin on väike skeem, et sahtel on muidu pimedas ja turvaline klaas, kõik ilusti, see öko MDF, nagu me seda nimetame, et sisemine kliima on väga ilus, üks väike leedikene, seal on serva,
tagaplaadil, aga tegelikult luubiga on väga tarbitatav asi, kui on huvi. Ja niimoodi projekteeriti ja nüüd ongi Rahvusarhiivi juhised ütlesid meile täpselt, mis seal sees peab olema. Antud juhul on tekstiil. Kindlasti te teate neid, vastavad firmad pakuvad seda kõike neid materjale ja paberid ja kuidas tuleb kinnitada, et see ei ole loomulikult tavaliselt meie töö, vaid me valmistame positsioonid ette ja siis tulevad juba professionaalid ja paigaldavad. Kui me räägime nüüd valgustusest, sest nemad ei tahtnud, et seal vitriinides oleks sees valgustus ja siis on loomulikult on olemas kõik näitajad, mitu tundi ja kõik see, et kui seal on mingisugune tähtis paber, et ta ellu jääb. Paber ja tekstiil on, ma saan aru, kõige tundlikumad. Mõne asjaga see ei ole nii traagiline. Edasi on siis pikk nimekiri, mis tohib olla ja mis ei tohi olla. Minu lemmiksõna on formaldehüüdliime, ei tohi sisaldada MDF, et siis võetakse selline MDF, mis on täiesti turul olemas ja värvitakse seda siis veealuse värviga ja põhimõtteliselt, kui ta natuke seisnud aega hinganud, siis see on oluliselt turvalisem kui tavaliselt värvitud MDF, nagu me kasutame tavapäraselt. Ja nii ongi. Ma saan aru, et see esitus pärast saab jagada, kui kellelgi on huvi, mul ei ole kahju, siin ei ole miskit, mis viitaks mingi ärisaladusele. Siis on valgustus, et need samad valgustid seda tüüpi, nagu siin pildil on siin üleval vitriinides me oleme kasutanud, kus on esemed loomulikult mingisugune UV kirgus seal on olemas. Ikkagi, kuigi Google ütleb, üldiselt ei ole, aga kindlasti midagi ta annab. Ja mingi soojus, nii et turvalisem on loomulikult kasutada vitriini siis väliselt valgust, sest kui me kasutame akrüülklaasi või lamineeritud klaasi, siis seal on UV-kaitse peal. Kui on tavaline klaas, siis seal ei ole, siis tuleb kasutada vastavad kiled. Kui on lamineeritud klaas, ehk siis mingi näiteks turvalisem vitriin, nagu näiteks siin allpool korrusel, siis seal on juba olemas UV-kaitse. Ja siis kohe tuleb mängu meil, ese peab olema hästi valgustatud, et tavaliselt raha saab otsa mingi hetk. Üldse algab lugu ju sellega, et meil on ese, siis kas meil on üldse raha vitriini jaoks, sest on hoitud ka niisama riiulis ja niisama nagu alusel ja ka üle elatud. Te võite ju ruumis luua väga head tingimused, teha hästi pime ruum, hästi mitte väga soe ja mitte väga kuiv, väga niiske ja siis võib olla ka tarbida seda. Aga edasi, kui on väga korralik eelarve või siis on läbi mõeldud, siis päeva lõpuks valgustus, valgusnurgad, kuidas ma seda kõik eksponeerin, kuidas ma seda välja toon, kaasa arvatud ka seda info, mis selle eseme kohta räägib, see on väga oluline. Ja võimsusega on see lugu, et alati tuleb spetsialist päeva lõpuks oma imeaparaadiga ja ütleb, et tee nüüd niimoodi, et seda on liiga palju. Ja siis tõmba maha. Ja see tõmba maha, see tegelikult ei ole üldse lihtne, sest ükskõik kui hästi sa ei projekteeriks. Sa ei saa ette näha, et siis tuleb tagada see paindlikkus nende valgustite osas, et sa saad reaalselt seda teha. Ma ei ole kasutanud sellised keerulised Dali-süsteemi, sest see eeldab kogu maja ja kõik see on tehnika ja kõik see tavaliselt maakohtades vool kõigub, siis ta põleb läbi. Et on olemas head valgustid, mida saab timmerdada lokaalselt. Siis on nurka saab muuta. Näiteks higieneköökis me oleme kasutanud sellised toredad LED-vaansi valgustid, kus on kohe valgusti küljes muudetav nurk ja siis ehitatud dimmer, et ma saan seda reguleerida väga lihtsasti. Siis on selline tore loom nagu CRI, mis iganes, mul ei olegi, selle kohta oli mingi tore eestikeelne nimetus ka, ühesõnaga see on see näitaja LED-i puhul, mis kirjeldab, kui hästi ta värve teile edasi annab. Ehk siis päike ja hõõglamp on meil 100 ja siis ta hakkab langema. Kui te lähete ostma valgusti Despaki poest, siis te saate seal võib-olla mingi 80 midagi. Et ta ei ole mõeldud selle jaoks, et prof-sarjad ikkagi 90+,
Ja see konkreetne oli 97, mis ongi nagu väga hea, sest kui teil ikkagi on seal mingisugune maal, nagu siin näiteks kökis oli, siis viisakas oleks, et see värvide RGB ja kõik need gammad oleks nagu paigas. Ja teine asi, mis ma ei tea, kas ma siin mainisin, et me kasutame tavaliselt 3000 kelvinit valgustemperatuuri, ehk mis on nagu soe valgus, aga jällegi Espakis nemad nimetavad soe on 2700 ja võib-olla te kodus kasutate ka 2700, siis on oht, et teete magama. Et 3 on, ta on ikka liiga kollane, 3 on hea. 4 on, ütleme, hea garaaži panna. Aga tehakse näiteks Haapsalu loss, kui ma ei eksi, Haapsalu näitus on tehtud 2700 peale. Me kasutame 3000 ja siis on tore, kui on tagatud erinevad valgustid, neid väiksed valgustid, suured valgustid ja kõik muud valgustid ruumid, need on ühes temperatuuris, näiteks 3000. Et ei juhtuks nii nagu Lamborghini salongis Paldiski mandel, kui te satute Tallinnas, siis on seal autod kindlasti on kallid, aga valgusreklaam ja maja valgus on ilmselt tehtud erinevad inimeste poolt ja kaugelt te kohe näete, et üks on kollakav, teine on sinakav. Et ma ei tea, kas nendele öelda seda, ma arvan, seda näeb igaüks tegelikult. Tegelikult seda igaüks näeb. Et see on näiteks, kui te kööki panete ikka reaalselt 2700, siis abikaasa võib-olla pahandab, et on liiga nagu kollane. Need saamad, siin on nüüd tegelikult tundub, et siin on valge, see on London, sealt me saime selle idee nende luupide osas, mis on valgustatud. Tegelikult seal on mutiauk ja need on loomulikult ju kangad ja loomulikult seal on mingi uue kiile ees ja tegelikult seal seest ei näe mitte midagi. Nagu Pariisis invaliidi kirikus, seal te käite pool pimedas ja selle vastu aitab hea raha ja videogiid. Siis teil on mobiili peal see sama pilt, mida te seal vaevu näete, te saate zoomida ja vaadata seda väga ilmelist fotot, see on väga hea lahendus. See ei ole väga kallis, aga on võimalik. Siin tädi näitab taskulambiga, konkreetselt, ja nii ongi. Ta tuleb, muidugi see on juhendatud giid, ma ei tea, kas taskulampi võiks ka jagada rahvale teoreetiliselt, põhimõtteliselt, ja siis sa vaatadki, aga siis ese pärast elab järgmised tunnid, kui kedagi ei ole, ta elab oma elu. Et see oli päris leidlik asi. Nii, ja nüüd me jõuame siis siia vitriinidesse. Siin on meil siis Franki vitriinid. Frank on siis saksa tootja, millest ma peaks võib-olla rohkem rääkima, et vitriin ta kaitseb, eks ole, kas ta on turu, kas ta on kliima, aga hea, kui ta on ka enamasti ilus või võiks olla ilus. Et mõned on ju tegelikult koledad, need niisugused 90 plastikus vitriinid, kui te näete, on tegelikult juba aeg seisma jäänud. Ma ei tea, kas plastik on paremaks läinud, nüüd on ju UV-liimid, te saate kõik ilusti kokku liimida, kõik need kuuplid peale tõsta. Et eks siis kõik areneb. Et ühesõnaga Frangi, seesama siin maalikene, mis eeldab head nagu värvitemperatuuri valgusti poolt ja tegelikult seesama trumm, tegelikult siin on jällegi hea fotograaf, et ega see nii valge see ei ole seal kõik ruumis. See on see maal, kes ei tea, see on hindamatu ja nii edasi, rariteetne. Ennem ta oli lihtsalt ruumis, nüüd on ta heas ruumis. Ja nüüd seesama Frank. Ja Frank mõtles lihtsalt toreda asja välja, et tal see ühendusliist on hästi nagu õhuke, 8 millimeetrit. See, mida ta müüb, on 8 millimeetrit ja loomulikult te seda väga tähele ei pane. Et on olemas ju veel tegelikult mingid taanlased ja seal on juba selline 20, et see on tegelikult müra, mis teid häirib ja pluss see, kui hästi te saate lahti seda vitriini. Ma ütleks, et kui ta asub keset ruumi, nii nagu tegelikult see enamus piltidel on, mingid saksa kirikut ja seal on täis. Et selline vitriin, see on väga, väga inimlik. Me tegime sellise asja, et me panime kõik mööbli sisse. Ja Frank ütles ka, et seal need kuumerad mööblid et väga hästi mõjuvad, et tekib selline tunne, et see vitriin on kuumer, aga sellises olukorras, nagu nad praegu on, see on väga hea toode. Ta on keset ruumi, ta on lihtsasti paigaldatav, väga suured klaasid võib olla tõesti see plastik, tema kasutab plastikut põhiliselt, sest ta freesib seda plastikut ja liistukest ja see ongi tema see know-how, mis on suhteliselt unikaalne. Aga kui ta liigub kuhugi sinna Dubaisse,
kus ta praegu kaavas filiaali, siis on alati klaas ja alati kuld. Ehk siis värv ei ole must, vaid kuldne ja alati klaas. Ehk siis ta klaasile sisuliselt liimib samasuguse plastiku selle liistu, mida te ei näe. Et ega klaasi ei saa freesida. Ja no klaas on muidugi raskem. Siin tuleb väike reklaamipaus. Tema on mulle rääkinud, et ta teeb ka neid metallkappe ja igasuguseid arhiivikappe koostöös itaaliastega, et see, kus te hoiate asju seal tagatoas. Ma saan aru, see on omaette religioon, see on omaette tund, et niisugused ermid ja ma ei tea, kunstimuuseumid, need võib-olla saavad endale lubada. Siin on kas klaas või akrüül, et jällegi, kui me avame seda vitriini, siis tekib küsimus, kui võimekas on see meeskond, kes on majas. No, see on iga asja kohta, kas see näiteks tehnika kohta, miks näiteks siin majas ja üldse me eriti ei armasta arvutit kasutada, sest jällegi vool kõigub, kõik kõrbeb ja kui ei ole ühtegi IT-meest või üldse ei ole meest majas, see on ka variant, siis on väga raske, tõesti. Siis te helistate, ütlete, siis, et pane aken kinni, nagu ütles mulle IT-mees ühes suures riigiettevõttes. Ta ütles, et töötajad, pane aken kinni, siis kuulsid, kuidas naisterahvas läks ja pani akna kinni. Ta mõtles Windows aken. Okei, et siis parem, kui ei ole tehnikat. Ja siis ongi jälle see võimekus, et see klaasi tõstmine, ma panin siin lihtsalt võrdluseks, et kui me kasutame 8 mm akrüüli, nagu läbivalt näiteks Frank teeb, et see palju see kaalub meeter, ehk siis suurem paneel on 20 kilo, kui me võtame selle klaasi, see on tavaline klaas, ja kui me lamineerime teda veel, no 8 ongi tegelikult juba tummine, 4+4 ütleme laminaat, nagu siin Sibula puhul me tegime, no ikkagi ta on väga raske. Siis vaja peavad iminapad, siis tuleb tugev selg ja kõik asjad ja siis kuidas sa tõstad, katki idee, et see on oluline moment. Siin on nagu hea näide, jällegi ärge küsigi, mis kliima on seal sees praegu. Ma ei tea, see on Rapla, soovitan külastada, see on näljakas, see on tagatuba Rapla kultuurimaja baaris. Nemad tegid sinna Sibula toa, panid inimesed kokku, helistasid mulle, et kiiresti oli vaja ja see on need päris, nad on ikkagi puidust pillid, ma ei tea, kuidas seal niiskusega talvel on. Et klaas või akrüül ja siis ongi, siin on nüüd akrüülist, ehk siis see on umbes 22 kilo, mida te tõstate, sellega veel manageerib ära, on ju viiti, see on suht normaalne. Aga kui ta oleks klaasist, nagu näiteks meil Paksu Margareeta, nad lähevad katki lihtsalt. Ja nad on läinud katki ja siis on häda, kust me saame ja nii edasi. Et see on meil 3. korrus, 4. korrus. Need klaasid tulid sealt samast aknast, mida te näete umbes. Neid trepist ei mahtunud. Selle ka tasub ka alati mõelda, kas asjad mahuvad tuppa. Võib-olla ei mahu. Sildid jälle rääkisin. Siin on ilus metallist alus, kus on kleevis, piisavalt infot, ehk siis vähe. Siin on dimerdatav pinglagi, ehk siis te saate seda maha dimerdada, kuigi siin sellel korrusel tegelikult ju seal ei olnud selle tundlikkusega, see on relvakorrus, seal ei ole selle tundlikkusega probleeme, aga kui oleks paber või midagi, siis on kindlasti keerulisem. Siin on klaasi tagamaalid, jällegi ma saan aru, et need kapid käivad kinni, kui te avate, siis valgus põleb. Mõni töötaja seal sai majas aru, et vastupidi, kui me ta hommikul tööle tuleta, teeb kõik kapid lahti alustuseks, et kõik näeksid. Info peab liikuma, juhend on võib-olla jäi tegemata. Siin on tegelikult jällegi hästi maha timerdatud valgus, see on lihtsalt silmapette. Tegelikult see on hästi pime, mis eeldabki see sama kangas ja kõik need asjad, nad eeldavadki, et sellised valgusolud. Ja see kumerus, see sama, see ei ole väga ratsionaalne tegemisviis, kuidas sinna ligi pääseda, aga sellest on ilus, äkki saame isegi mingi auhinna või keegi saab, muuseum saab. Ja siis ongi need prasorbid. Ehk siis silikakeel põhimõte on lihtne, te saate seda nagu ise ehitada hermeetiliselt,
on võimalik ehitada, aga probleemid algavad siis, kui teil on ainult eestvaade läbi klaasi. See on tõesti lihtne, nagu seal Sibula puhul oli. Ta võtate selle eespaneeli kummitihendiga, all on võib-olla mingi sahtlike ja ongi kõik. Aga kui teil on juba 3 külge või 4, no siis see ehitamine, ega see ei ole lihtne ja ta ei pruugi nagu kaunis jääda. Aga põhimõte on, eks ole, õhk liigub seal ruumis ja see Prosorbi kassett üritab siis tagada seda, et kuivatab ja niisutab ja ma saan aru, viimased katsed seal näitasid, tegelikult päriselt töötabki. Ja siis aga jällegi see on Saksa toode, et soovitan, ma ei tea, konservaatorid, ma saan aru, et see Saksa firma tegelikult, ma rääkinud Linnamuuseumile, nad peaksid sinna komandeerima inimesi, kes räägivad nendele kõik need keemiatest ja mida nad kasutavad, kuidas kasutavad, sest tegelikult seal on hästi palju nüansse ja põhitrikk on selles, et need kassetid tuleb tagasi saata ja uuesti konditsioneerida. Ja siis seal tekivad juba sellised nagu lisakulud mõnes mõttes ja kui pikaajaline see on, kas ta nüüd aasta, 2, 3, et kui mõtta strateegiliselt pika aja peale, siis tuleb ju panna kõik kulud kokku, aga kindlasti ta on suhteliselt ikkagi väga mõistliku eelarvega. See tükk on ju mõned 10 eurot võrreldes nüüd elektrooniliste asjadega, mida me oleme ka nagu teinud, aga need on kallimad. Kui Arvo Pärdil jällegi Arvo Pärdi keskust projekteerisime ja sinna näitust tegime, siis kui teil on selline epos ja te tahate selle panna nagu välja ja oletame, et ta on ikkagi unikaalne ja kõik see, nendel on muide majas ju, kui ma ei tea, kas te olete käinud, need on väga korralik arhiiv, kus nad päris hoiavad, seal on, ma saan aru, mingi nagu välismaal. Nii. Ja nüüd nad tahtsid sellise toa teha, projekteerida Berliini tuba, ehk siis see tuba, kus ta elas Berliinis ja kirjutas need teosed ja seda isegi tehti. Seal on see klaver ja toodud vist ja klavisiin või midagi sealt, see on toodud päriselt, aga siis tuli Arvo ja ütles, et see on nii tore tuba, et ma hakkan siin ise käima ja kedagi siia lasen, nii et ta praegu seal keegi ei käi, see on nagu ainult võib-olla valitud külalistele, et tegelikult see on kinnine tuba. Ja siis projekteerisime sellise vitriini, kus on siis all on see controlling humidity ehk siis agregaat, mis filtreerib õhku ja siis kontrollib seda nagu elektrooniliselt. Ja need kindlasti saab panna seal võrku ja kõik nad annavad teile andmeid ja kõik, aga nad odavad ei ole. Aga põhimõte on ikkagi see sama ja siin ehitada oleks jällegi natuke lihtsam, sest see on jällegi ainult esiklaas. Seda nagu võib teha vabalt nagu ka nagu testimehed. Selleks mööbli tegijaks ei ole vaja välismaalt võtta, aga Franki oma lihtsalt on hästi lihtsalt paigaldatav tegelikult. Hinnaklass on seal selline võib olla mingisugune 6000 ja 7000 eurot nagu suurem vitriin. See on jälle kuidas võtta, eks ole. Et selline seade siis läheks näiteks, see oli äkki see mingi Kanada, tegelikult on Poola tootja, täpselt oleme, siis siin ta nagu kõik oskab teile teha, aga selle hind ma kohe näitan, et kui meil on mitu vitriini, siis me ikkagi ju jookseme sinna eelarvesse nagu kinni, et see Prosorbi kassett, see on kordades odavam. Et ma ei tea, ma saingi aru, et viimase aja trend ongi neid Prosorbid, sest kellelgi ei ole sellist raha ja tegelikult kui on võimekus majas seda kontrollida, siis saab ka nendega hakkama. Näiteks need maksavad juba seal ise. See on see Saksa tootja, kes Prosorbi müüb, tema müüb teile saksa keeles ka selliseid asju, 3,5 ja see on teie. Ja siis kõik õhk liigub ja teie muret seda saadab teile interneti ka infot ilmselt, et nüüd on hästi kõik. Et selline lühike ülevaade, et ühesõnaga, et on, kuidas te teete, kas te võtate klaasi, akrüüli, kuidas te ligi pääsete, see on väga oluline info. Et ligi pääsete nendele kassettidele, esemetele, et te katki midagi ei tee, et siis kuidas te valgustate, et see valgustus on ikkagi väga oluline, et te toote selle välja ja ega seal on ka piire ei ole sellel eelarvel, et te võite osta ka väga kallid süsteemi ja keskjuhtimisega ja nii edasi ja siis need siseruumid, et Frankil on näiteks nii, et tal on sees ju alumiiniumiplaat, tal on puit ei ole, mingit nagu värve ei ole, tal on nagu kõik hästi safety, aga kui me puidust teeme MDF-plaadist, siis on juba need värvid, materjalid, kangad
et see kõik peab olema ikkagi sertifitseeritud, aga seda kõike saab, lihtsalt tuleb ette öelda ja soovitavad varem, kui projekteerite ja soovitavad kohe öelda, mitu eset tuleb. Meil siin üks klient praegu, esemed on palju ja siis tahaks veel rohkem panna ja siis nad ei mahu ja siis maja on kõver, siis vitriin läheb väiksemaks. Aga muidu on niimoodi, et külastage meie kodulehte www.pult.ee, sealt te näete kõik viimase 5-6 aasta jooksul töid, seal on päris palju igasuguseid asju, aga esemetega muidugi näitusi neid iga kord ei ole. Et näiteks siin oli ka ju probleem, et see on tegelikult Põltsamaa kogu selle ajaloo kohta, esemed on väga vähe. Ja neid tikutulega otsiti ja midagi saadi, aga tegelikult on ikkagi väga kurb, sest ei ole nagu säilinud asju. Tänan! Kui klaasist tahab küljust räägida, aga kas klaasi on mõtled UV-klaasi või nii-öelda muuseumi-klaasi ka? Ei, võt seal ongi aus vastus tegelikult ma selles tunnis päris lõpuni ei ole teinud, sest tegelikult olen ehitaja. Aga seda ma tean, et kui on lamineeritud klaas, seda me läbisime frangiga. Kui on nagu 2 kihti ja lami vahel, siis on UV kindel. Siis ei ole vaja, aga tavaliselt muidugi kasutatakse karastatud klaasi ja siis ma arvan, et siis on vaja küll UV mingid kiled peale visata. Nii nagu akendele pannakse, neid on erinevad, nad natuke muudavad tooni, võib-olla vahest seal on erinevad. Aga siis juba vahest tule, kui pannad UV kile peale, see on palju. Jaa, ei ongi, et selles mõttes akrüüli ei maksa karta ja näiteks siin oligi kogemus sakslasega, nad saatsid meile mingit niisugust pastakest imelist ja see tõesti võttis ikka kõik riimud uskumatult välja, nagu, et ta sulatab selle ära kergelt ja isegi, ma ise paleerisin, täitsa võin julgelt soovitada, et niisugused, et kartus on see, et keegi kraabib ära, kui on nagu väiksed niisugused kriimud, selle pastaga sai väga hästi välja. Ja ta on muidugi kergem, kui näiteks te teete kupli, oletame, et meeter pikk ja selline laua peal, klassikaline näide, eks ole, esemed alla, põmmaki kuppel peale, siis selle kupli akrüülist tõsta on ikka väga lihtne, aga klaasist juba läheb raskeks. Et võib kasutada, aga sõltub, mitmest küljest ta on avatud. Peegeldab ikka, aga mõlemad peegelduvad, Muuseumi-klaas on selles osas parem, nõus. Ja eriti kui väljast valgustad, siis hakkavad probleemid, aga see ongi, eks ikka eelarve küsimus, et kui on ainult üks paneel ees, siis ma arvan, et muuseumi-klaas on parem valik. Aga kui on sellised avatud vitriinid, siis on peegeldus on muidugi sellega, siis jällegi, kui ese lubab, siis võiks panna vitriini sisest. Peenikesed siined või midagi sellist või lakke valgustust, siis ei ole seda peegeldust aga kui väljast valgustada, siis peegeldus on 100%, see on nagu ekraanidega ja Rahvusarhiivis näiteks on pandud kallimad vähe ekraanid, kus on see antikleer, et see jällegi seal oli ka kehv valgustus, sest maja on ju projekteeritud, et see peegeldus on probleem, Just. Aga probleeme on veel. Ega need ei ole elekter ja maja ja kõik probleeme väga palju. Näiteks Eesti Pank praegu avastas, et aga kui võtaks tegelikult üldse pool maja ehitaks ringi, et siis projekt ennem oli seal midagi 100, midagi nüüd on juba 400, ainult projekt. Aga mis oleks, siis ongi probleem suurem kohe. Nii, aitäh.